No nii, elamus on siia saali kogunenud. Tiitlane ettekanne jalgrattaspordist oli väga huvitav. Aga me läheme edasi teiste teemadega, ehk siis jalgratas ei olnud spordivahend. Põhiline roll temal oli ikkagi varasematel aegadel transpordivahend ja ütleme nii Rain Maikla kui ka pärast siis mina kajastume mõlemad jalgratas kui transpordivahendid. Ehk siis Rain, Eesti antiikautode galerii looja ja vanatehnika huviline, on tuhninud vanas ajakirjanduses ja mina olen hakanud tasapisi tuhnima Eesti arhiivivaramutes. Ja Rain, ole hea, räägi siis jalgrattast Eesti ajakirjanduses enne 40-ndaid, ehk siis mida huvitavat tuleb veel, palun. Tere! Alustuseks Valdo, aitäh, et sa kutsusid siia rääkima ja ühtlasi kasutan võimalust ja avaldan tunnustust selle eest, mis siin on, et see on üks selline asi, mida ei oleks, kui Valdo seda teinud ei oleks, nii et see on tänu sulle ja aitäh selle eest. Aga mina siis räägin nüüd jalgratta kajastamisest Eesti ajakirjanduses ja rohkem suurema rõhuga kaubandusel, sest ma olen juba paarkümmend aastat uurinud nii jalgratta kaubandust kui autokaubandust ja raadiokaubandust ja tööstust. Ja kui ma alustasin siis Eesti-aegsetest väljaannetest, mis kodus leidus või mis kuskilt kellelgi oli võimalik laenata informatsiooni kokku koguda 90-ndate alguses, siis sellest ju suurt midagi teada ei olnud, mõistetavatel põhjustel midagi kirjutatud ega uuritud ei olnud. Ja siis 90-ndate keskel sai hakata rahvusraamatukogus käima, mikrofilme lappama ja sealt kogunes siis põhiline informatsioon jalgratastest, mida siin Eestis on müüdud, millised ärid on olnud, millised tööstused on olnud ja nii edasi. Ja nüüd juba pikka aega on siis selline suurepärane võimalus interneti teeklisti ajal lehti, suurt osa ajalehti ajakirju lapata ja viimasel ajal isegi on otsingufunktsioon olemas, mis on selle asja eriti kerge. Ja seda ettekannet ette valmistades sattusin ma just tänu sellele uuele otsi funktsioonile paarile huvitavale sõnumile kõige varasemast ajast, just 19. sajandi lõpust, nii et nüüd ma natuke alguses siin peatun võib-olla sellel pikemalt, sest avanes selline huvitav, et ei saa nüüd öelda, et see on kõige esimene jalgrattakajastus muidugi ajakirjanduses, sest nagu siitki näha, tähistati seda sõna või seda jalgratast väga erinevate sõnadega ja otsingufunktsioonile ka täiuslik. Aga aastal 1888 ilmus Eesti Postimehes selline sõnum. Mõne päeva eest tagasi on siit Tartust üks härra kaptain jalgsõidurattaga, velosipeed, Riiga ja sealt tagasi 38 tunniga sõitu. Seesugust kerget ja rutulist sõitu oma jalade jõuga ratta abil ära õiendada on tõesti uuema aja parem tundemärk, millega põhjendud saab, et inimeste mõttel mitmed viisid võimalik on oma elu kasuks ja lahkuseks sel teel abi leida, millest tema ees vanemad umbki pole näinud, veel vähem julgeda seesugust ratast üles leida loota, kes tuule kiirusel tema peal istuvat meest võib edasi veereda lasta. See on lõpupoole eriti selline pisut krüptiline tekst. Ma arvan, et sellega mõeldi seda, et on hämmastav, milleks inimese mõistus on võimeline, mida ta suudab välja mõelda sellist, mida tema eelkäijad ei ole osanud uneski näha, veel vähem siis seda valmis ehitada. Aga ajalehe lugeja siis sellise sõnumi võis Eesti Postimeest 1888 lugeda ja teada saada, et jalgrattaga on võimalik Tartust Riiga sõita. Ja see siis on nüüd periood, kus nii-öelda turvaline ratas oli just levima hakanud, ämblik oli minevikku jäämas, safety bike ehk siis ühesuguste ratastega ratas. Nii, ja järgmisel aastal tuli selliseid ridamisi. Kõigepealt Eesti Postimees 1889 märtsis
kus Tallinnas on jalgrattaselts asutatud. Edasi märtsis juba keegi Tiidermann Raasikult soovib jalgratast osta. Siis juunikuus teatatakse, et jalgrattaga on Tallinnast Keilasse sõidetud. Jälle üks pikem vahemaa läbitud. Nii, siis on Tartus mõned sõitjad juba Võrus käinud, hommikul kell 6 sõitsid Tartust välja, peatusid Võrus mõne tunni ja siis sõitsid keskööks Tartusse tagasi. Tolleaegseid teid arvestades see võis olla ikka päris tõsine katsumus. Nii Sakala juulikuus kirjutab, kuidas Tallinnast on Pärnu juba jalgrattaga sõidetud. Jällegi pühapäeva hommikul kell 6. Ja jõudsid esmaspäeva õhtul kell 6 kohale. 24 tundi. Augustis 1889, ikka see sama aasta veel. Koolipoisid on Tartust Valka sõitnud 12 tunniga ja tee peal vahepeal puhanud. Sakala septembris teatab, et Moskvast sõitis jalgrattaga keegi GG, mille nime ei täpsustata, koguni Narva ja sealt edasi Võsu randa 955 versta, see peaks olema ligi 1000 kilomeetrit. Ja imeosav on see kunstnik oma ratta peal, ta laseb kerge vaevaga mäeküngastest üles ja alla ning liivakimpudest läbi. Niisama kergesti saab ta tiheda puiestiku vahel edasi, ilma et kuhugi kinni põtkaks. Suur harjutamine. Võsust saatis ta oma ratta tagasi ja läks Soome maakaudu kodu. Ja välismaal, mis toimus samal ajal, Varssavist kavatseti Pariisi sõita 16 päevaga, Peterburist taheti Pariisi sõita, Moskvast sõideti Peterburi. Jälle suured sõnumid Euroopast, kus Rootsist sõideti Pariisi, Peterburist Pariisi. Soome üliõpilane Kajander käis suvel jalgrattaga Pariisis mentusel. Ja siin veel 90. aastast siis juba eelnevalt mainitud Tartu võidusõit. Umbes tolli sõitjad võtsid osa, vaatajaid oli veidi rohkesti, aga viik tuli ja takistas sõitu suurelt. Kõigi nende sõnumite peale, mis lugeja võis ajalehest lugeda, kirjutas keegi AB 5. mail, mai alguses 1890 Postimehele küsimuse, mismoodi on jalgrattad, kust neid saab ja mis hinnaga. Ja sellele vastas siis 2 kuud hiljem pseudonüümi ERK-l kirjutanu, et jalgrattaid võib Tartust Laatši juurest saada. Missugused on ja hinda saab sealt samast näha ja kuulda. Ja hiljem, kuigi kuu aega hiljem, täpsustas ta, et mitte A-Laatši juurest Tartust, vaid V-Laatši juurest on võimalik jalgrattaid osta ja veel Schmidt & Co firmast Peterburi juuris on võimalik jalgrattaid osta. Nii et sellel ajal 1890 oli Tartus juba võimalik jalgrattaid poest saada koha pealt. Ei pidanud suurde linna sõitma Peterburi või Riiga. Ja veel see, kes vastas sellele küsimusele ERK, tõenäoliselt oli Eduard Reimann Kätnast pärit raamatukoopmees ja ajalehtede kaastööline. Ja nüüd jällegi pikemalt natukene peatukski sellel kaubandusel siis 19. sajandi lõpus ja enne esimest maailmasõda, sest sellest võib-olla on kõige vähem teada nendest ratastest, mida siin Eestis müüdi ja mis siin ringi sõitsid, sest neid pole ka väga palju säilinud. Üldiselt võib öelda, et 1890-ndatest kuni 1940. aastani müüdi
Eestis enam kui 400 erinevat kaubamärki kandnud jalgrattaid, see on siis nii erinevad tehased kui nende tehaste poolt valmistatud margid, mis ühel tehasel võis neid olla väga mitu. Näiteks Brennator oleks sagedalt väga erinevate markide all. Ja siis sellel kõige esimesel perioodil enne esimest maailmasõda oli kindlasti üle 50 erineva margi jalgrattaid Eestis müügi. Ja 1890-ndatel ehk siis kõige varasemad Eestisse jõudnud sellised safety bicycle tüüpi jalgrattad olid, mida siin müüdi ja mille reklaam on õnnestunud leida, olid näiteks tuntud margid nagu Adler ja Brennator, siis Saksa Zito, Corso, mille kohta ei oska ma midagi öelda, Türkop, üks kuulsamaid ja levinumaid jalgrattaid Eestis, Albert Falke, Engstenberg, millest hiljem siis, mida hiljem Ankerina turustama, inglaste Humber, sakslaste Kaiser, Leer, meie enda Schümanni Matador, Merkur, Naumann jällegi üks kuulsamaid ja tuntumaid Opel, Premier ja Schwabitz. Sellised rattad siis olid siin 19. sajandi lõpus. Ja nüüd jällegi mõned jalgrattaärid. Esmalt Tallinnas üks kuulsamaid ja suuremaid oli Friedrich Nicolai äri, kes juba 1895 jalgrattaid müüs ja kuni esimese maailmasõjani välja. Mõned reklaamid on siin näiteks müüs ta siis Baltika, Cleveland, Tukus, Türkop, Naumann, Rekord, Rassia veel Leitneri tehase ratas, Triumf ja Wanderer. Ja veel üks Friedrich Nicolai reklaam, mis on eriti huvitav sellepärast, et siin all lõpus on Baltika jalgrattad, mida ta müüb 100 rubla eest märgitud tal enda vabriku toodanguks. Mida see täpselt kujutas, on veel ebaselge, et kas ta monteeris ja kui palju ja kus, aga tundub, et selline oma kaubamärk oli tal ka olemas. Kuulsate Saksa ja Ameerika rattaste kõrval. Siis selline pisut kurioosne lugu, et Friedrich Nicolai tuntud Tallinna jalgrattaäri kõigile tegutses juba ammusest ajast, kui 1912. aasta lõpus asutas Nicolai, mis ta eesnimi täpselt oli, mul ei olegi teada, aga perekonnanimi oli tal sama, asutas oma õmblusmasinate ja jalgrataste kaupluse. Ja Väike-Karja Uulitsal 12, mis on siis Tallinna Eesti krediitühisuse uus suur maja, nõukogudeaegsel kirjastuste maja. Ja see põhjustas sellist segadust, et Friedrich Nicolai pidas vajalikuks ära märkida, et tal ei ole Nicolaiga mingit pistmist ja poleks mitte segamini ajada. Aga Nicolai müüs siis ka jalgrattaid Adler, Continental, Lux, mis peaks olema ilmselt Moskva tehas oma, Türkop, Liiva, Lätist, Royal Standard, sellised margid on tema reklaamist läbi teinud. Veel mõned, jah, siin on suuremalt üks Nicolai reklaam, lisaks jalgratastele sageli õmblusmasina, kudumismasinad, selline B-mehaanika käis kõik kokku, et jalgrattad ei tulnud pigem müügile põllumajandusmasinate või selliste raskema tehnika mootorite äridesse, vaid just õmblusmasinad, väiksema tehnika, nagu jalgrattatehased ise tekkisid sageli õmblusmasinad tehaste põhjal. Nii, siis mõned reklaamid Schümannilt, üks esimesi, mis on Revelski vest- ja venekeelses üleval paremal nurgas 1895, kus ta reklaamib, kus ta müüb jalgrattaid Engstenberg ja Opel. Ja siis paar aastat hiljem juba, kus ta oma Matadori jalgrattaid reklaamib ja see valmistamine kestis tal 10 aastat, umbes 1906 on meil 500 jalgratast, kas kõik oma töö ei ole seal öeldud, John Schümann ja Paul müügil, aga varsti pärast seda läks ka tema firma uuele omanikule üle ja jalgrattaäri lõppes. Siis August Zakaria oli, kes tuntud Tallinna jalgrattaärid, kes avas alguse oma nahakaupluse
ja siis hakkas müüma kuulsaid Opeli jalgrattaid seal juures. Ja pikalt kirjeldaksin, kui head need rattad on ja kus võistlustel kõik auhinnad on saavutanud. Ja veel mõned näited, lennaksid Michel juba 1890-ndatel, Christian Freimann, Hans Orntlich ja nende müüdud kaubamärgid. Valtsov, Suntja, kes oli mehaanik ja ka üks esimese automanikke Tallinnas, Karl Stockmar, mõned reklaamivad oma jalgrattaid ainult üksikutel aastatel. Elmar Jürgens ja veel Röder, Rudolf Passut, kes oli püssimeister, Rammo, kes kasutas oma mehaanikatöökoja ja autoremonditöökoja, mis ka jalgrattaid, Kristjan Saar, kellest natuke hiljem on veel juttu, ja Schneider ja Theodor Altsepp, kes samamoodi oli mehaanik ja autoremondi. Veel, et kaetud oleks ka ülejäänud Eesti, siis Tartu, kust on Tartu lehtede tõttu teada palju just 1890-ndate kohta, kus siis lisaks Laatsile ja Schmidtile asusid jalgrattaid müüva Kivastik, Hint ja Laasile kuulunud Põllumehe kontor. Siis Tartus kuulsad firma Roltsing, kes ka jalgrattaid ise oma töökojas valmistas ja müüs mootorrattaid ja autosid. Eduard Kivi, Reinhold kuulus ja tähtis nimi meie jalgratta ajaloos, Neos. Ja Vikeril ka raamat, Ennus, Friedrich. Nii et see valik oli ikkagi väga lai. Kõik nad ei tegutsenud nüüd ühel ajal, enne esimest maailmasõda tuli neid oluliselt juurde, aga valik oli väga lai ja väga erinevaid jalgrattaid, mis osta ja Tartu oli selle poolest tõesti väga tähelepanu väärne. Ja veel ülevaateks siis muud linnad ka, et ei olnud ainult Tallinna ja Tartu inimeste lõbu jalgrattaid osta. Pärnus, Narvas, kus oli väga palju jalgrattaärisid ja tõenäoliselt võisime tuua otse Peterburist ja mitte üldse Tallinna kaudu. Friedrich Nikolail Tallinna äril oli Narvas oma abikauplus. Rakveres Elmar Jürgens, kes hiljem Tallinnasse kolis oma äri. Viljandi, Võru, Valga, Kuressaare. Igal pool tekkisid juba sajandi vahetuse valiku ärid, kes jalgrattaid müüsid. Siin on erinevad näited, millised need kaubamärgid olid. Ja sageli olid jalgrataste müüakse sellised huvitavad firmad nagu apteek ja rohukauplus või raamatu kirjutusmaterjali kauplus, Kullassepp ja nii edasi. Reklaaminäited ka, Ressar Viljandis, Inglise rattaid, Paap, Kuressaares 65 rublaga Erik Klaabel müüb erinevaid väga laias valikus. Ja mehaanik Elmar Jürgens Rakveres. Jällegi undusmasinad jalgrattad koos. Nii, esimene maailmasõda lõikas selle asja kõik katki. Sissevedu katkes 1915. aastast täiesti, kuidas nii-öelda Tsaari Venemaa tehastega oli, seda ma öelda ei oska, kas siin jalgrattaid mingil määral sõja ajal liikus. Aga 20-ndad tõid siis kaasa sellised lahvatused, kus ajalehed täitusid hooaja alguses jalgratta kuulutustega, linnad täitusid jalgratta äridega. Siin on üks näide sellest kirevast valikust, milliseid jalgrattaid müüma hakati, kui palju oli neid kaubakontoreid ja ärisid, kes neid müüma hakkasid. Mõned näited siin Belgia rattad, Saksa, Inglise, siin on just sellised vähem tuntud ja lühemat aega tegutsenud, välja arvatud Karl Schöme seal paremal pool, kes tegutses pikemalt aega ja müüs Inglise rattaid. Aga võt sellised väiksed erinevad kaubamajad, kõik pakkusid ja salikud aega. Ja nüüd siis kahe äri põhjal näide
põhiliselt ajakirjandusest, no nii Saare puhul kui ka hiljem Liiri Rosbaumi puhul on kataloogid olemas. Sealt on ka juurde saadud näide siis, millise pildi saab jalgratta müügist reklaamide põhjal. Kristjan Saar, kes on siis üldse väga tähtis mees koos oma poja Ottoga Eesti jalgratta asjanduses, nii kaubanduses kui tööstuses. Alustas oma äriga Rakveres 1901, 1909 kolis Tallinnasse, müüs alguses põhiliselt põllumajandusmasinaid ja seadmeid ja igasugust sellist varustust, aga ka õndusmasinaid ja siis minule teadaolevalt kõige varem just 1914 reklaamist ja siis esimesena jalgrattaid. Sellised margid nagu Iidicus ja Ideal. Ja 20-ndatel ta jätkas ja siin sulgudes on siis aastaarvud üleval pool on need, mis olid enam-vähem kogu aeg müügis, mida ta ise esindas tõenäoliselt. Pikalt siis Naumann 22-39 sisuliselt kogu Eesti Vabariigi aja ja Mars oli pikalt ja veel allpool on sellised, mida reklaamiti üksikutel aastatel. Ja 30-ndatel siis samamoodi Naumann, Mars ja Natsionaal tuli 30-ndast umbes. Ja siin on siis tema enda ka originaal S, tema enda töökoja oma ja siis sellised kahtlased või kindlalt teada tema toodang nagu Baltic ja Famos. Ja veel siin Rama ja siin võib-olla Rex ja. Aga reklaamitud on siis meil niimoodi sellistel aastatel. Mõnda ainult ühel aastal, mis muidugi ei tähenda, et ta tingimata oleks ainult ühe aasta seda müünud, aga... Ja teine näide Liiri Rosbaumi kohta, mis on siis ka tuntud sõjaeelne jalgratta äri, asutati Peterburis juba 1890-ndatel. Franz Liir oli sakslane ja Ludwig Rosbaum oli Tartust pärit eestlane. Ja müüsid nad jalgrattaid, muidugi õmbusmasinaid, mootorrattaid, autosid seal Peterburis. Revolutsiooniga võeti need kõik ära, õnnestus neil tulla Tallinnasse ja asutasid oma äri uuesti. Ja Wanderer oli siis nende esindatud selline mark number 1 ja müüsid peaaegu terve Eesti aja ja teisi siis ka lisaks vaheldumisi. Ja 30-ndatel läks neil see valik ka väga kiirjuks, aga samamoodi mõnel üksikul aastal on need kaubamärgid siin nende ärivalgus läbi käinud. Ja siin saksa rattad, inglise rattad ja veel rootslasi ka lõpus, 30-ndatel lõpus. Nii, siis siin on nüüd 3 näidet provintsist, kus tegutsesid põhiliselt edasimüüjad, kes ise jalgrattaid sisse ei vedanud ja müüsid siis erinevate importijate toodangut ja milline valik näiteks 37. aasta kevadel 2 äri põhjal, Pärnus oli rohkem, aga üks 10 äri kindlasti. Aga siin on kõige suurema valikuga vennad Eerik ja Kristjan Sarapuu ja nendel oli kummalgi siis vähemalt 20 erinevat marki jalgrattaid ostjatele pakkuda. Ja Sarapuu reklaamis on alla joonitud punasega, üks huvitav märk, kaubamärk on Renard, mis on siis kindlasti olete kuulnud meie müstiline teine mootorrattatootja Eesti ajast, millest on üht-teist ka säilinud ja siis, mis on nüüd meie uue mootorrattatootja poolt võetud oma kaubamärgiks. See on üks väheseid reklaami, kus mainitakse Renardi jalgrattaid. Et kas selle lääne templitööstusega, Perfectiga midagi pistmist oli, ma ei oska öelda. Aga mujal ma ei ole Renardi rattaid kohanud, aga Kristjan Sarapuu äri müüs. Ja Pärnus käis läbi ka Perfect ühel hooajal, kas sellel sama kui järgmisel. Nii et see on selline huvitav seis. Ja paremal servas on Tallinna äri Johannes Mittas, Pitt tänav 1, mis oli ka edasimüüja, tõenäoliselt ise ta sisse ei vedanud ja tema valik oli siis Tallinnast ka üsna kirju. Ja siis on siin näiteks veel huvitav detail on see võiduse jalgratas Pontiac, 50-aastane garantii antakse, mootorjalgrattaid ja mootorrattaid. Ja Tallinnas oli muidugi veel neid edasimüüjaid igal pool päris palju, et ei olnud kõik ainult esindusärid.
Veel, kust võib ajakirjanduses informatsiooni saada jalgrattakaubanduse osas, on reklaamartiklid, siin on mõni näide. Postimehes ilmus 2 hooajal päris selline hea ülevaade 34. aasta kevadel enne jalgrattahooaja algust, kus siis tutvustatakse Tartu ärisid, kes jalgrattaid müüvad pikemate selliste artiklitega nende valikut ja noh, see on selline reklaamjutt, eks ole, aga siit on võimalik olulist teavet saada mõnikord asutamise kohta, müüdud markide kohta ja nii edasi. Ja samasugune siis 1937. aasta kohta, 3 aastat hiljem, siin on juba täpsemalt kõik margid üles loetud ja muud kasulikku informatsiooni ka. Reinhold on siin Usadring maja, teater ja muusika ja nii edasi. Tartu ärid. Nii, siis on siin üks näide uudislehes. Ilmus 30. aprillil 1939 pikem ühest ärist kirjutatud artikkel. Selliseid lugusid väga palju ilmunud, aga uudisleht oli tuntud selle poolest, et ta avaldas sageli ettevõtete reklaamartikleid, mille eest muidugi maksti lehele. Ja siin kirjeldatakse siis pikalt sellise ettevõtte nagu Arnold Ungerson, kes esindas jalgrattaid Vega, Urania ja Epa jalgratta valikut uue hooaja alguses ja Ungersoni äri oli selline, selle poolest, tema kuulus siis nende firmade hulka, kelle tegelikult kaupluse ruumi kui sellist ei olnud, ta oli lihtsalt esinduskonto. Pärnu maantee 21 samas majas, kus asus Fordi autode esindusari Mobile. Seal ta tegutses ja tema siis vedas rattaid sisse ja kohe jaotas nad nii-öelda edasimüüjatele ära üle Eesti. Ja see artikkel oli siis mõeldud just kaupmeestele pigem, et tulla tema juurde ratteid saama. Veel üks huvitav näide. Ajaleht Film ja elu korraldas jalgrattaste teemalise võistluse oma lugejate hulgas. Et milline on Eestis kõige populaarsem jalgratas, see oli 37 aastal. Ja võitjaks tuli Tormoleni firma poolt müüdud Husqvarna. Ja lugejate vahel loositi välja auhind, aga kusjuures huvitav on siin see, et auhinnaks ei olnud mitte see Husqvarna ratas, mis võitjaks tuli, vaid sama Tormoleni poolt müüdud ka Saade või NSU. Nii et ma ei tea, kas Husqvarna seeti liiga kalliks, et auhinnaks välja jagada. Aga selline võistlus korraldati ja siin on siis pikalt kirjeldatud Tormoleni äritegevust ja Husqvarna jalgrattatehast ja selline suur korralik reklaamartikkel selle võistluse lõpuks ilmus. Nii veel paar huvitavat näidet, mis ei kuulunud reklaami alla, aga kust võib leida informatsiooni, mida reklaamides ei leia, on näiteks selline väike sõnum ajalehes Sõnumed 1931. aasta 1. juunist, kus teatatakse, et raudteelaste kultuurhariduslik ühing Rauda on oma liikmetele hankinud partii jalgrattaid Victoria Tourest Inglise rattad. Ja müüakse siis oma liikmetele neid soodsama hinnaga. Ja neid rattad ka reklaamides vist ei kohtagi, päris täpselt ma ei oska öelda. Kas kuskil mujal neid talle mainiti, aga selline huvitav sõnum. Ja Sahkalas ilmus siis odavate jalgrataste kuulutus, kus üldse ei mainita, millise äriga on tegu. Nimetatakse Lõuna-Eesti tuntumat jalgratta suur äri. Võis olla äkki Lennart Rüüs Tartus, aga mine tea. Ja siin on siis nimetatud hindu erinevaid sootsaid ja palutakse hoopis huvilistel ise kirjutada ajalehti siis sellele firmale, et kes nendest ratastest huvitatud on. Aga siin on väga põhjalik nimekiri koos hindadega ja lõpus on veel Eesti rattad eraldi ära toodud, terve nimekiri. Paistab siin nii Saare omasid olevat kui ilmselt ka Tartu Reinholdi omasid. Lõpus on Raua, mis tegelikult võiks ilmselt olla tükki viga ja võiks tähendada raha. Aga sest seda Rauat ka kuskil mujal hiljem ei kohta.
jälle film ja elu ja see on nüüd näide siis näituse kajastusest. Näitused toimusid meil väga sageli, erinevad. Tallinnas ja Tartus toimusid suured näitused igal aastal. Eesti näitusmesse hakati korraldama 30-ndatel lisaks põllumajandustööstusnäitustele, mida korraldasid põllumeeste seltsid, pluss veel väiksemates kohtades, pluss veel igasugused muud hooajalised näitused, no kas või autonäitus. Ja neid näitusi kajastati ajalehtedes sageli ja seal eksponeeritud tooteid kajastati sageli selliste piltidega, eraldi spetsiaalsete reklaamartiklitega, kus ka võib leida väga palju kasulikku infot, aga see siin on just huvitav selle poolest, et siin on 37. aasta Tartu näitus Esto Muusika, kes oli Türkopi esindaja, pani siis välja sellise valiku ajaloolistest ratastest, mis juba näitab, et juba sellel ajal vaadati minevikku, vaadati ajalukku tagasi, umbes samal ajal asutati Eesti Tehnikamuuseum, mis pärast sõda lõppu haihtus. Nii et juba oli käimas selline tehnikaajaloo säilitamise ja sellele tähelepanu juhtimise nii-öelda suundumus. See oli muidugi Saksamaalt see valik saadetud neid jalgrattaid ja seal servas paremal on veel tandemratas kahe kõrvusistmega jällegi huvitav eksempel. Nii, siis üks näide sellisest reklaamist, kus võib selguda asjaolusid, mida muidu võib-olla ei teagi. Brennabori esindaja Eestis oli 37. aastal Guido Puusik, lihtsalt üks ärimees, kes ise esindas tervet Brennabori tehast. Reklaamid on muidugi ise ei teinud, sest ärid tegid oma müüdud ratastele reklaami ja Vabas Maas ilmus siis aasta alguses üks selline reklaam, kus on üldse võimalik teada saada, et Brennabori esindajaks oli Guido Puusik, kes siis erinevatele äridele neid jalgrattaid edasi müüs, nimekiri on siin toodud. Ja allpool on üks näide, kuidas reklaamid ei anna alati adekvaatset pilti sellest, mis tegelikult toimus. Tallinna Manufaktuur ja Kaubandusaktia Selts, kes oma tehnikaosakonna asutas 35. aastal, hakkas müüma autosid, mootorrattaid, jalgrattaid, raadiaparaate. Reklaamis jalratastest ainult titaanrattaid 38. aastal, mida tõenäoliselt ise võis ka esindada. Aga Riigiarhiivis, kus on säilinud Tallinna Manufaktuuri kaubanduse arhiiv suures osas, on ka rida terve toimikutäis ostumüügilepinguid siis aastatest 37 kuni 39, kui ma õigesti mäletan. Ja sealt selgub, et Tallinna Manufaktuuri kaubandusaktia selts müüs tegelikult sellist valikut rattaid, sellesama Brennabori tehas omad enamuses, aga ka muid, mida ta siis müüs tõenäoliselt edasi müüjana, mitte esindajana. Ja äri toimus enamasti agentide kaudu, ehk siis üle Eesti olid agendid, kes käisid, nii nagu tänapäeval ka käivad mõned agendid, aga enamasti helistatakse inimestele, pakutakse mingit kaupa müüa. 30-ndatel oli äärmiselt levinud nii jalgrataste, raadiote kui ka muu kauba osas, et mööda maad ja linnu käisid agendid, kes lihtsalt koputasid inimeste ukse taga ja pakkusid kaupa. Jalgrattaid tahate osta, raadioid tahate osta, mõnel olid kaasas, mõnel olid kataloogid. Ja nad tegid ja niimoodi osteti, inimesed ostsid, niimoodi ilma tõttu, ilma raadioid. Nii et see oli täiesti levinud äri tegemise viis. No nüüd kiiresti siin mõned huvitavamad reklaamid, 10 tükki, kus on kas kujunduse poolest või siis suurelt jalgratast nii-öelda informatsiooni mõttes väga selgesti näha. Et ega meil neid katalooge ju väga palju ei ole ja ega seda pilti, mida siin siis nüüd ja kuidas need rattad välja nägid, meil ju ka ei ole. Aga mõned reklaamid sellised on õnnestunud leida. Sõjaväe majandusühisus muidugi ajakirjas Sõdur avaldas selle reklaami suure pildiga, jalgrattad France. Siis Süstem avaldas sellise uhke reklaami samuti Sõduris, ehk siis sõjaväelastele oli see suunatud, Inglise jalgrattad Hercules. Siis Kapsi reklaamid, kus on selline uhke sportratas ja Kapsi reklaamid on huvitavad selle poolest, et Kapsi ise midagi monteeris. Siin on oma tööstus ka ära märgitud, kroonrattad oma tööstusest mõlemas reklaamis.
aga vähem sellest teada ja reklaame kapsi ei teinud jalgratastele eriti. Selline natuke müstiline ja salapärane see kapsi tegevus on, aga sellised reklaamid siin ilmusid, kus on võimalik mingid margid ja tehased teada saada. Wilberg, jällegi selline sportratas sarveriga lõistamiga suures reklaamis. Siis ETK, mis inglise rattaid, Anker, saksa rattaid, Sirkapiga, mis on siin joonud väga hästi näha. Zimmermann ja Mölder Panter, mis peaks minu arust siiamaani tegutsema ja vähemalt mõne aasta eest oli meil siin ka suurem reklaamikampaania. Ka selline korralik joonis. Siis Türkop, mitte eriti hea trükikvaliteediga, aga ka selline, kus rõhutatakse võidusõitu ja saavutusi ja Eesti muusika Türkopi müüs ja Türkop üks meie kõige levinumaid rattaid üldse tolle ajal oli. Läti raadiotehase Eesti esindus, Eesti osakond. Siin ongi huvitav see, et või selline tähelepanek, et väga paljud ärid müüsid nii jalgrattad kui raadioid ja sellel oli väga ilmselge põhjus, kuna mõlemad olid hooajakaup, aga nende hooajad täpselt erinesid, et jalgrataste hooaeg oli kevadel ja suvel ja raadiohooaeg algas sügisel ja aastavahetuse käis ülevel ja kevadeks oli vaikne, nii et nad kompenseerisid oma äritegevust ja samamoodi tegi VEF Eesti osakond, kes siis ka müüs valikut jalgrattaid lisaks VEF raadiotele. Ja veel üks huvitav näide, Freibach, üks meie kõige olulisemaid mootorrattaärisid, ka müüs autosid, Studebakerid, standardid ja 34. ja 37. aastal Freibach reklaamib seda superelastik jalgrattast. Kuidas ette, kui vastupidav see oli ja kui mugav see oli sõita oli, aga see oli selline üks vähestest väga erilistest jalgratastest, mida meil siin müügiks pakuti, aga välja reklaamiti. Ja siis Rudoni ka meie väga eripärane näide. Rudolf Viibo enda kaubamärk, tugevdatud kiirekuululiste tugevdustega raamiga ja siin on siis 29. aastast, kui ta selle jalgrattaga välja tuli, 2 reklaami naiste ja meeste ratta joonisega ja 39. aastast siis päris lõpust ka veel üks seda sama joonist ikka kasutada. Ja neid rattaid ikka müüks koos siis Latvella ja Liivis. Nii, siin nüüd lugeda midagi muidugi ei näe, aga lihtsalt näidetena Eesti jalgrattatööstustest kirjutatud artiklitest, mida ka meil lehtedest leida võib. Kõige põhjalikumalt on mitmeid artikleid ETK Kopli tehastest ja Otto Saarest. Aga väiksemaid selliseid reklaamihõngulisi on siin August Küttini näiteks, siis Panksepa Rassia siin all vasakul nurgas. Ja siis üks huvitav ettevõtmine seal paremal nurgas on 20. keskel Nõmme Alevivanem, kas ta oli Kristofor või Kristofor vist, S. Oja. Alguses ma isegi arvasin, et see on Kristjan S. Oja, loogiline, CHR kasutab seal kogu aeg. Aga tegemist on meil näitlejate Tõnu Oja ja Rein Oja vanaisaga, kes siis 20. aastate keskel püüdis jalgrattatööstust käima saada. Ka võistlustel osalesid tema rattad, ta ise oli saatjana võistlustel seal 24. ja 5. aastal, sellest juba juttu ja neid on seal kohe osalevad rattad margina ära mainitud. Täpselt ei tea, kas ta siis monteeris või tõi raame sisse või kuidas ta päriselt toimis. Aga häda oli tal muidugi selles, et sisse toodud jalgrattad olid nii odavad, et tolle neil ei olnud ja lõpuks tuligi vist välja, et tal ei tasunud see äri ennast ära. Mingi koguse rattaid ta tegi 20. keskel ja siit ta selle asja ära lõpetas.
Siis on siin mõned näited veel, kus on ajalehtedes võimalik leida sellist täpsemat informatsiooni üksikute jalgrataste kohta. Näiteks põhiliselt on need seotud jalgrataste vargusega. Siin on üks 1903. aastast, kus võidusõidu jalgratas on varastatud ja siin kirjeldatakse seda siis, et ta on Taara Sepsi numbriga 105. Esitorul on Pärtelpoja mehaanika töökoja silt, mis on ka huvitav, et viib siis mõtted, et mis ratas see võis olla, kust ta võis pärit olla, aga Pärtelpoja töökoja silt oli seal küljel. Ja siis 1897 on juba siin üks jalgratas varastatud. Imelik silt on ta küljes Fortuna ja Onesonge, siin võib olla mingisugune kirjaliga. Siis 22. aastal Eesti politseileht ilmus kuulutuse, kus on leitud siia. Seal on kõik seeria number toodud ja kirjeldatud seda ratast üksikasjalikum. Ja siis Uus Eesti, kes avaldas kohtuteateid, Uues Eestis on aeg-ajalt selline tagaselja tehtud kohtuotsuse kuulutus, kus on siis kirjeldatud keegi, kes on oma järelmaksuga ostetud ratta maksmine kätte jäänud, siis on otsustatud ratas ära võtta, seal on nimetatud siis mark ja number ja mis äri ja kes. Ja sellega seoses jalgrattavargused, mis olid Eesti ajal väga levinud nuhtlus. Siin on üks pikk lugu sellest, kuidas tabati 2 koormat varastatud jalgrattaid Tartus 33. aastal Postimehes ilmunud terve jõuk, kellel oli terve oma töökoda, kus siis võeti rattaid osadeks ja pandi uuesti kokku ja lihviti numbreid maha ja värgiti üle, et neid võimalikult ära moondada. Ja see oli tõsine probleem terve Eesti aja jooksul. 30. lõpus ligikaudu 1000 jalgratast aastas varastati, nii et see on tõenäoliselt rohkem kui vist praegu autosid. Aga see oli väga ja võt sellega seoses ka üks huvitav artikkel, mis on Rahvalehes ilmunud jalgratta numbrimärgist, kes peaks siis takistama jalgratta varastamist. Eestis keegi selle leiutas. Kasutusele seda ilmselgelt võtta ei jõutud, sest aeg oli juba selline, et sõda hakkas tulema. Aga see oli siis number tehtud 2 osaliseks, et keskmine osa ära võtta ja siis selle rattaga ei saa sõita, sest politsei kordnik, kes tänaval kõnnib, märkab kohe, et number ei ole täielik ja peatab selle jällata valguks. Selline mõte oli sellel siis. Ja siit ka praegu lugeda muidugi ei näe, aga Rahvalehes 26.1.39 ilmus, seda niits võimalik lugeda. Ja veel üks seik siis peale 40. aastat, kus jalgrataste kohta võib informatsiooni saada, on see Saaremaa lugu, kus siis 41. aastal Nõukogude võimud ja nende kohalikud agarad esindajad jalgrattad siis Saurastelt ära võtsid. Ja sellest on Postimehes siis kirjeldus ilmunud. Ja siis alates 42. aasta kevadest Saaremaa ajalehes Meie maa siis hakkasid Saurastele jalgrattaid võtsima kuulutustega kõik numbrid ja kohad, nii et sealt on siis üks selline pilt võimalik kokku panna. Tabelina on ta internetis väljas ka foorumis. Ja saab sellise huvitava pildi siis jalgrataste valikust Saaremaal. Ja veel lõppu siia siis jalgrataste üldisest statistikast ja ka lehtedes palju ilmus, eriti kui tehti siis kokkuvõtted. Ja siin on sellised mõned näited, kus kõigepealt 21. aastal Päevaleht kirjutab, et kevadel 1921 on saabumas siis üks suurem partii jalgrattaid, 1500 lükkist Saksamaalt. Ja see on siis üks esimesi uusi jalgrattasaadetisi Eestis pärast esimest maailmasõda. Ja siin märgitaksegi, et 15. aastal sissevedu katkes. Ja sellest ajast peale ei olnud võimalik uusi jalgrattaid osta, tõenäoliselt vähemalt mitte märkimisväärsetes kogustes ja siis jalgrataste hinna tõstis see väga kõrgeks kasutatud jalgrataste. Ja siis 21. aastal hakkas uusi jalgrattaid tulema uuesti müügile. Siis 28. aasta kohta on selline hea tabel kaubandustööstuskoja teatajas,
kus on riikide kaupa ja siis on näha 20. lõpus, et Saksamaa oli number 1, Inglismaa oli järgmine, suuremad olid veel Taani, Läti ja Prantsusmaa ja siis ülejäänud riigid tuli väiksemana lõpus. No see Leedu on keegi on ise oma ratta toonud, olemast ka tõenäoliselt. Ja samasugused tabelid ilmusid ka eelmisel aastal, 27. aasta ja 26. aasta kohta. Need on ka väga palju informatsioon siis seda riikide jaotuse kohta. Majanduskriis tuli, sissesõidu kukkus, järgmisel lehel tuleb tabel selle kohta, aga siis 31. aastal Sõnumed jälle märgib, et jalgrattade ostjaid sissesõidu on 7 korda vähenenud ja suur kriis kestis siis mitu aastat. Ja 30. lõpus siis nimetatakse palju kestis jalgrattaid on ühe elaniku kohta, need Sõnumid ilmus ka, kui riiklik ametnik kokkuvõtted tegi, sellest 161 000 on seal 39. aastal, aga sellest on ka siin järgmises tabelis. On siis täpsemalt kirjas põhiliselt ajalehtedest leitud põhiliselt väljaandest Eesti statistika, aga seda siis omakorda ajalehed kajastasid jälle, on mul õnnestunud leida siis sellised andmed. Jalgrataste arv on vasakul pool ja sissevedu ehk import on paremal pool tulbas. Kui 1920. aastal siis erinevatel andmetel võis olla kas 6000, see tunnistati ka, et tõenäoliselt on see 14. aasta baasil tuletatud arv, et ega täpselt keegi ei teadnud, aga Päevaleht pakkus, et 2000 hoopis oli 20. aastal jagatud Eestis. Ja siis ta hakkas tõusma see arv päris jõudsalt. Nii et 24. aastaks oli juba 23 000 jalgratast. 2 aastat on puudu, ma ei ole kuskil leidnud neid numbreid, aga ega pole eriti oluline ja siis järjest see number kasvab päris korralikult kiirusega. 41, 53, 63, 10 000 ratast juurde aastas. Kuni siis 40. aastal hinnanguliselt ligi 200 000 jalgratast. Ja see arv on muidugi siis tehtud registreeritud jalgrataste põhjal. Statistika on kõik kokku kogutud valdadest ja linnadest, kellel numbrid on välja antud, need on kokku liidetud. Et mingi kogus seisis ka kindlasti ei olnud sõiduks arvele võetud. Ja siis see on ka huvitav vaadata, et kui 21. aasta siis hinnanguliselt, seal on selgelt jumaldatud numbrid, 1500 ta võiski olla umbes, siis 3500, 8000, 24. aasta, 5. aasta kriis tõi selle natuke tagasi 4000 peale. Kuni siis 28. aastal tipp 16 000 jalgratast tuli sisse. 29 ja 30 ka veel päris palju. Ja siis jõudis kriis Eestisse kohale, 31, millest Sõnumed kirjutas, et jalgrattad ei leia ostjaid, toodi sisse ligi 3000 ja järgmistel aastatel kukkus see sisuliselt nulli, ainult 300, 300 ja 600. Nii see oli tõesti tühine arv. Kasv on muidugi suurem, tõenäoliselt siin meie oma töökodade arvel. Aga 30. suure tõusuga hakkas see siis jälle üles minema ja saavutas siis sellise rekordtaseme 38. aastal 28 000 jalgratast toodi sisse. Sellele lisandus veel siin mingi osa meie oma tööstuse toodangut, üks oli. Ja 39 ta kukkus natukene ja 40. aastal siis kevadel jõudsi veel 7000 jalgratast sisse. Ja 42. aastal, kui sõja ajal tehti statistikat, siis jalgrataste arv oli 123 000. See on ka tõenäoliselt arvel ehk registreeritud jalgrataste arv, aga sõjakaotused kindlasti olid suured, nii et kui arvestada, et 40. aastal oli 200 000, siis see on ikka päris märkimisväärne kukkumine, mis siin sõja ajal toimus 41. aastal. Ja viimaseks siis veel sellised paar huvitavat, mis kajastavad seda suurt jalgrataste arvu, sellist leitud sõnumit, kus Kaja 30. aastal, see vasakpoolne kirjeldas jalgrataste paraadi Vene turul, mis toimus 31. juuli õhtul umbes kella 10 paiku Tallinnas, kus oli kohal üle 400 ratturi. Mul muidugi tuli kohe meelde meie korraldatud Tour de Öö, kus sõidetakse öösel Tallinnas nüüd juba mitmendat aastat, see on omamoodi selle eelkäija või vaimne esiisa, et 400 ratturit seal õhtul, see võis olla väga uhke vaatepilt.
seostati seda kohe mingisuguste massiliste meeleavalduste või muu sellise laguaga seoses Soome ärevate sündmustega. Aga tuli välja, et need olid hoopis jalgrattaseltsi liikmed, kes olid käinud Viimsis väljas jõudnud, siis tulid tagasi või olid sinna teel. Ja Tahvurannas, kui Konstantin Pätsi mälestussammas avati, siis on ka selline muljet avaldav pilt ja kirjeldus, kuidas 2000 jalgratast üldse oli. Ja inimesi kokku oli veel tundnud kokku. Selline on siis kõik muidugi sporti kõrvale ja veel muud võib-olla teemadega. Selline valik siis aeglakult. Igatahes Rain, aitäh! Ma tean, et sa oled paar aastakümmet igasugustes kohtades tuhninud ja ma usun, et ega põhjalikumalt kui sina ei tea seda olukorda keegi. Aga nüüd küsimusi. Sest no ma julgen öelda, et Rain on valdav enamik enne sõjaaegseid perioodilisi ajakirjandusväljaandeid läbi vaadanud. On nii? Neid on jah, noh, seda küll. Küsimusi? Järvamaa kohta ei ole liikunud. Järvamaa kohta on olemas Eesti statistikas. Ma saatsin valdavalt need lingid ka, et võib-olla õnnestuks siia isegi ekspositsiooni panna. On valdade kaupa jalgrataste arv päris mitmes Eesti statistika numbris 38 ja 7 aastane, mis kõige hilisema. See on siis ainult numbrid, kui palju on igas vallas jalgrattaid investeeritud. See näitab kasv oli. Müüdi Paides peale esimest maailma seda üritusest kohtus. Aga äride poolest Paidet siin ei olnud. Et see ei ole lihtsalt Paides ajalehti ilmus. Nad avaldasid muidugi ka suurtes lehtades, aga ei ole... Paidest on niimoodi öelnud, et on Sarjaga vana kohta, kus on see jalgrattari siit kohe kohtusõiguse. See ei ole lihtsalt, kas ei olegi avaldatud reklaami, ei ole mul silma jäänud. Et oli ka veel maal isegi, on väiksemateks kogunud. Oli kindlasti veel majalgi. See oli siin leitud valikune. Veel küsimusi Rainile? Kui palju üldse neid materjale, mis on nagu seotud jalgrattamüüjate tegevusega, on nagu arhiivides allendust Eesti lavariigel? Arhiivides on olemas Tormoleni arhiiv, suur jalgrattaäri, seesama Tallinna Manufaktuurikaubanduse aktsiaselts on olemas, aga rohkem ei olegi vist midagi nendest suurtest sissevedajatest. Sest noh, on olemas puukide kohta, puukid müüsid ka jalgrattaid, aga et seal midagi üles leida või sealt saab ainult siis mingisuguse sellise valitsemist. Nii et mitte väga palju. Kas Saare ja ETK jalgratta osade arhiiv on säilinud? Ei, mina ei ole leidnud. Ja no Are? Are kohta pole isegi artikleid eriti midagi. Jah. Ainult selline kaubanduslik pigem plaan. Nii, veel küsimusi Rainiga. Ega sa Leetbergi kohta Rakverest, seda Viru jalgratta valmiste kohta ei ole midagi uurinud? Selle kohta on ka ainult juhuslik informatsioon, midagi pikemat või sellist artiklit või asja ma leidnud ei ole. Tema ulatub sarjaaega. Ma praegu mõtlen, et mingit reklaami või mingit sellist asja ma olen kohanud küll. Aga minu arust ei olnud väga nagu mingit uut informatsiooni ei olnud. Lihtsalt oli mainitud 20-ndatel ta reklaamis, siis ta hakkas seda Viru uuesti kasutama. Leetbergi ratas on Valgola vana. Ja see sarjaaegne. Aga 20-ndatel ta võttis selle nagu uuesti. Ei, siis ta hakkas poed, siis tegi poed tegelikult. Jah, arkaadid. Veel küsimus. Kui ei ole, siis Rain, aitäh sulle! Väga põneva ettekande eest ja jätkame ennast. Ma usun ikkagi, et ka kogu selle raadio ja grammofoni ja siukse tööstuse asjad nad kunagi kaante vale panna. Võimalik. No mitte võimalik, vaid sa pead seda tegema. Aga kell on 2 läbi 4 minutit ja me teeme 10 minutit kohvipausi.
et siis mina pärast komilausi jätkan ise ja räägin natukene, mis infot Eesti arhiivis käib.